Meie riigis on 3 võimuharu ja me ütleme, et selliseid määrusi välja andes valitsus ei tegutse. Vene triaarh Kirill on väga sageli avalikult teatanud kiriku kategoorilisest keeldumisest inimeste üle digitaaltehnoloogiate abil täielikust kontrollist. С точки зрения христианского богословия, сами по себе цифровые технологии не несут в себе духовной угрозы. Seal räägitakse kõigest sellest, et inimesel on valikuvabadus ja palun, te otsustate ise, kas neid tehnoloogiaid kasutada või mitte. Sõbrad, tõepoolest, uudiseid on kogunenud väga palju. Ma tahaksin teid tänada kogu toetuse eest, mida te andsite meie interneti kaitsmiseks allkirjadega, et blokeeringuid ei oleks. Me kogusime üle 10 000. Allkirja esitasime nüüd 21. Aprillil presidendi vastuvõtule peaprokuratuuri, Roskomnadzorisse ja valitsusse, kus istub Mishustin. Ja mulle tuli vastus otse peaprokuratuurist, kusjuures nad koostasid vastuse sõna otseses mõttes 5 päevaga ja vastavalt toimetasid selle minu e-posti aadressile. Mis seal siis kirjas oli? Prokuratuur viitab Venemaa Föderatsiooni peaprokuröri korraldusele number 45 ja pöördumised, mis kuuluvad lahendamisele teiste organisatsioonide poolt, saadetakse organisatsioonidesse vastavalt kuuluvusele. Tähelepanu võtmetähtsusega, teie pöördumine on saadetud Venemaa Föderatsiooni digitaalse arengu, side- ja massikommunikatsiooni ministeeriumile läbivaatamiseks ja teile tulemustest teavitamiseks. Niisiis, mis meil on? Me tulime ja ütleme, kallis prokuratuur, meil rikutakse põhiseaduse 29. artiklit, kaitske meid kui rahvast. Ta ütleb, oi, oodake, aga suuname selle blokeeringute autoritele ja las nad vastavad teile. Kas seadust on rikutud või ei ole rikutud? Maria Aleksandrovna Maslenikova, te kõik tunnete teda, me esineme temaga koos digitaalse rubla vastu, korraldame ka saateid sealhulgas minu kanalil. Väga tuntud inimene meie riigis ja tema ütles mulle, Irina, peaprokuratuur on meil muutunud lihtsalt postkontoriks. Ja mida me näeme? Meie räägitakse meedias, et meeletu raha eest, kui te tahate ja teil on võimalus, siis umbes 6000 rubla eest saate te lisaks 1 gigabaidi eest seda liiklust maailma ühiskonda. See tähendab, mida me näeme? Meie eelarveraha, me arutasime sinuga eelmisel korral, millised miljardid, triljonid on kulutatud digitaalsele, sealhulgas blokeerimisele, meie maksude eest meid blokeeritakse ja siis öeldakse, aga kui teil on võimalus, siis palun makske lisaks 1 gigabaidi eest, iga gigabaidi eest 6000 ja teile saabub õnn. Kas see on üldse normaalne ja me tulime peaprokuratuuri ja meile tuli selline vastus? Noh, see on, sõbrad, küsimus sellest, et massiline avalikustamine oli ebapiisav, edasi arutame teiega, kuidas me saame tegelikult mõjutada ja eemaldada riiulitelt täpselt samad mänguasjad. Nagu sa õigesti alustasid, saame me kaitsta oma lapsi, kui kogu Euroopa, Ameerika oli allutatud just nendele protseduuridele laste suhtes. Ja edasi, mida ma veel tahtsin öelda, väga oluline moment. Peaprokuratuuri vastuvõtul, mis mind üllatas, istub prokurör ja võtab meid vastu. Ma küsin, kas teil üldse palju kaebusi tuleb, näiteks kollektiivseid. Ta ütleb, ei, te olete praktiliselt üksi tulnud. Kui kaua ma istun ja võtan vastu nii, et 10 000 allkirja tuuakse ja millegi ühise eest seistakse? Ei, kõik käivad isiklike kaebustega. Ma küsin, aga millised on inimeste isiklikud kaebused digiteerimise osas, millised on meie õiguste rikkumised? Ja mida prokurör mulle ütleb? Inimesed hakkasid massiliselt pöörduma riigiteenuste häkkimise pärast. Selgub, et pered, kes ostavad arendajatelt uusi kortereid, neile avatakse automaatselt, ilma ostja teadmata, elektrooniline allkiri riigiteenustes. Inimesed ei tea sellest. Edasi, kuidas sündmused arenevad. Neile inimestele helistavad pangad ja ütlevad, teil on siin laenud, aga te ei maksa neid. Mis see on?
Miks? Aga inimesed ei ole kursis, sest riigiteenused häkiti. Selle tulemusena, kuna on olemas digitaalne elektrooniline allkiri, sellega allkirjastati laenud ja inimesed peavad nüüd selle eest maksma. Nad tulid peaprokuratuuri, aga peaprokuratuur laiutab käsi ja ütlevad, aga see on ju teie elektrooniline allkiri. Ja politseisse, kui inimesed tulid neid sissemurdmisi fikseerima, öeldakse, et kuidas me saame teid aidata. See on ju teie tahe, see on teie elektrooniline allkiri. Ja vaadake, mis juhtub. Politsei ei suutnud kaitsta, peaprokuratuur ei suutnud kaitsta ja vaevalt kaitseb ka kohus. Sest on olemas näide Nižni Novgorodist. Sama meie biomeetria, mis peaks justkui kaitsma petturite eest, see on nii mugav, palun registreerige end igal pool. Noormees tuli töölt, talle löödi, ütleme nii, pähe, sõrm pandi peale, mindi telefoni ja seal on kõik pangarakendused. Võeti laenud, inimene ärkas, tuli politseisse, teatas, et talle on kallale tungitud, fikseeriti. Inimene tuli kohtusse, aga kohus asus pankade poolele ja ütleb kannatanule, et sa pead need rahad maksma. See on sinu biomeetria, see oled sina, kes sisse logis ja need laenud võttis. Kujutage ette, meie kõige väärtuslikumate andmete kaitse tase, millest me sinuga, ma ei tea, juba 3 aastat, ilmselt, Pavel, räägime. Ja kõik see on suurepärane ja mugav seni, kuni te ei sattu sellistesse olukordadesse. Ja selliseid olukordi, nagu selgub, on järjest rohkem. Ja mis uued mugavused meil praegu riigiteenustes on? Alates 1. juulis tahetakse biomeetria abil riigiteenuste kaudu kaugjuhtimisega teostada kinnisvaratehinguid. Lisaks lisandub sinna see elektrooniline allkiri, sest 21. aprillil vaadati esimesel lugemisel läbi elektroonilise allkirja seaduse muudatus, mis annab samuti need tehinguvõimalused. Kui tore, eks ole, sõbrad, kui mugav, me vormistame kõik selle kaugjuhtimisega. Noh, hea küll, kui me seda vormistame, siis petturid jõuavad kohale, teie biomeetria, teie elektrooniline allkiri, te vastutate kõige eest. Teadmata seda, võite müüa korteri, auto ja nii edasi ja nii edasi. Millest ma räägin ja kuhu ma jõuan? Riigiteenused muutuvad järjest ohtlikumaks. Mida rohkem seal on instrumente, seda suurem on, ütleme nii, stiimul petturitel seda kõike häkkida. See inimene Nižni Novgorodist, kes tuli kohtusse, kohus ütles, et sa pead nende laenude eest maksma. See on sinu biomeetria, need on sinu rakendused, see oled sina, kes laenud võttis. Kõik, punkt. See tähendab, et kohtus on juba pretsedent, et peaprokuratuur ei kaitse. Ja politsei saab teie sõnade järgi fikseerida, näiteks ainult selle rünnaku. Isegi politseis need, kes pöördusid elektrooniliste allkirjade asjus, kui nad ostsid kinnisvara, arendajad vormistasid nende peale, siis nad ütlesid, aga see on ju teie tahe ja avaldused. See olete teie, kes selle elektroonilise allkirja lõite. Te ei saa ju tõestada, et arendaja, näiteks, selle teile lõi. Lihtsalt mind hämmastab, et meedia sellest ei räägi. Ja seda infot tuleb edastada selle intervjuu kaudu. Suust suhu hoiatada inimesi, äratada inimesi, sest kaalul on, nagu ma ütlen, järjest rohkem. Isegi Kasperski ütleb, et seni kuni digitaalse rubla ja biomeetria abil tehakse. Digitaalne rubla on meil alles ees. Niipea kui digitaalne rubla on juurutatud ja seal, oletame, on suured summad ja kui biomeetria abil suured summad lähevad, siis petturid hakkavad seda kindlasti jahtima. See tähendab, et kedagi ei huvita mingid väikesed summad. Praegu on juba alates 1. juulist kaalul, näiteks meie kinnisvara. See on väga oluline küsimus. Ja paljud juristid hakkasid rääkima, et pange see linnuke, see tähendab riigiteenustesse ette, riik on meie eest hoolitsenud ja seadnud selle linnukese, et kui te selle panete isegi kaugjuhtimisega kinnitatud riigiteenuste konto kaudu, siis justkui olete turvaliselt ja magate rahulikult, aga teades, kuidas võltsinguid tehakse, teades, kui osavalt riigiteenuseid häkitakse, ei annaks ma tehnikuna selliseid garantiisid, et seda linnukest ei saa häkkida. Госуслуги, я как технарь не давала бы таких гарантий, что эту галку нельзя будет взломать. Mida ma isiklikult teen? Ma olen praegu riigiteenuste kustutamise faasis, sest see muutub juba kriitiliseks. Ma arvan, et petturid ei hakka vaeva nägema sellega, et teie eest esmalt riigiteenused avada, siis kõik need linnukesed panna, siis müüa elektrooniline digitaalallkiri, anda seal sarnast. Minu kanalil on juhised, kuidas riigiteenuseid õigesti kustutada. On juhis, kuidas neid elektroonilisi allkirju kustutada, enne kui riigiteenuseid kustutada, tuleb kustutada kõik load, isikuandmed tagasi võtta. Kustutada kõik need digitaalallkirjad, mis teile on pandud.
Need on lihtsad ja keerulisemad. Ja seega ei tohiks seda avaldust riigiteenuste portaalis linnukesega märkida, nagu ma arvan, vaid viia paberileht registrisse, fikseerida, et olete esitanud avalduse sisse tuleva numbriga ja siis seda vastust endal hoida. Ja võib-olla kohtus on see tõesti aluseks. See tähendab, et teil on näiteks MFC-st ametlik vastus, et teie riigiteenused on kustutatud, nad annavad sellise vastuse, et teil on registris kõik need keelud ja kõik need paberid hoiate endal. Ma näen praegu kaitset sellistes sammudes. See, et kõik elektrooniliselt hakkavad keerama, mingisuguseid funktsioone linnukestena panema või mitte panema, ma ei pea seda kaitseks. Sõbrad, kõik on meie kätes, siin peame tegutsema ainult meie. Edasi, vaadake, kui te usaldate riigiteenuseid sellele, mida meile meedias räägitakse, siis te lähete, panete selle lipu, et distantsilt, ilma teie isikliku kohalolekuta, tehinguid kinnisvaraga teha, keelan. Kõige lihtsam, esimene samm võtab 5 minutit ja te jätate endale riigiteenused. Самый простой первый шаг займет 5 минут, и вы оставляете себе госуслуги. Teine variant, te esitate paberavalduse registrisse selle kohta, et te keelate need tehingud ilma teie isikliku kohalolekuta, lisate sellele linnukesele näiteks paberidokumendi ja ma arvan, et kõige turvalisem kolmas variant, kui te kustutate riigiteenused, enne riigiteenuste kustutamist kustutate kõik elektroonilised allkirjad, kõik nõusolekud isikuandmete töötlemiseks, mis teil seal juba automaatselt on, lähete MFC-sse, saate avalduse selle kohta, et teie riigiteenused on kustutatud, et te olete need kustutanud ja siis esitate registrisse paberavalduse selle kohta, et te keelate tehingud kinnisvaraga. Need on 3 etappi, 3 astet, mida te saate teha. Mõelge, tehke endale otsus, millist teed te lähete. Edasi tahaksin ma teile veel kord suurt tänu avaldada, sõbrad, selle eest, et te toetasite meie juristi hagis Maxi vastu Tveri rajoonikohtus 4. veebruaril esitati kollektiivne hagi. Te aitasite nii informatiivselt kui ka materiaalselt ja reaalselt inimesed said sinna kohale, mitte üks jurist seal ei esindanud huve, vaid grupp inimesi tuli Moskvasse sellesse kohtusse ja esitas meie avalduse. Ma ei tea, ilmselt meenutan ma veidi hagi ennast. See tähendab, et me rääkisime varjatud sundimise mehhanismist, kus Maxi vabatahtlik kasutamine ei olnud selline küsimus, vaid justkui šantaaži ja survega sunniti alaealisi lapsi, üliõpilasi, õpetajaid, direktoreid Maxis registreeruma, rikkudes sellega meie põhiseaduslikku õigust eraelule, sest paljud tehnilised spetsialistid rääkisid, et Max on telefonispioon, see laadib sõna otseses mõttes kõik meie andmed sealt välja, pluss edastab need andmed välismaistele serveritele ja on olemas ekspertiisid, mis viidi läbi USSis ja tehniliselt oli tõestatud, et serverid asusid Tšiilis ja anti edasi vahepunktina. Kõik see edastati näiteks Ameerikasse. Ja vastavalt koolides tekkis juba õpilaste jagunemine 2 sordiks, see tähendab, et tekkis laste diskrimineerimine, kes registreerusid, kes ei registreerunud, sama oli vanematega. Ja rikuti meie põhiseaduslikku õigust, põhiseaduse 43. Artikkel hariduse kättesaadavusele 273. Föderaalseadus samamoodi tallati jalge alla. Ja millele me siis rõhusime? Et seadusandliku võimu tegevusetus, sest oli välja töötatud aruandluskorraldus selle kohta, kui palju, millal nad sisse astusid, seal olid isegi, ütleme nii, koolide punktid, koolide reitingud, sellest sõltus kõik see oli välja töötatud. Kuid ei olnud välja töötatud alternatiivseid suhtlusviise haridussuhete osalejatega, just seda meie juristid rõhutasid. Ja me kogusime Venemaalt tohutul hulgal sundimise juhtumeid. Ja kõige huvitavam keeldumine, mis meile tuli, oli see, et kohtunik keelas meil seda avalikku vastust avaldada. Ma võin nüüd ette lugeda selle vastuse kõige olulisema lõigu, millest kohtunik räägib. Альтернативные пути общения с участниками образовательных отношений. Именно вот на это наш юрист и бил. И мы собрали по России огромное количество случаев принуждения. И отказ, который нам пришел, самое интересное, что нам запретил судья публиковать вот этот вот ответ публично. Я могу зачитать сейчас вот этот вот самый главный абзац ответа, Esitatud sätete sisuanalüüs näitab, et nõuete esitamine Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja sellele alluvale Venemaa Föderatsiooni haridusministeeriumile, Venemaa Föderatsiooni teadus- ja kõrgharidusministeeriumile, Venemaa Föderatsiooni digitaalse arengu, side- ja massikommunikatsiooni ministeeriumile tähendab otsest sekkumist Venemaa Föderatsiooni valitsuse põhiseaduslikku ja muusse tegevusse, mis on lubamatu ja rikub põhiseadusliku korra aluseid ning võimude lahususe printsiipi, mis on sätestatud
Venemaa Föderatsiooni põhiseaduses. Seoses sellega jõuan järeldusele, et on alust keelduda Avakumova Tatjana Sergejevna hagi rahuldamisest. See tähendab, sõbrad, et meie riigis on 3 võimuharu. Ja me ütleme, et selliste valitsuse määruste väljaandmisega on valitsus tegevusetu selles osas, et alternatiivi pole, välja arvatud maks. See ei olnud vist kohustuslik, aga alternatiivi pole. Ja sundides kohtunikku sekkuma sellesse seadusloomeprotsessi, ütleb kohtunik, et te sunnite mind rikkuma põhiseadust võimude lahususe kohta. See on lihtsalt absurdne. Juristil Tatjana Sergejevnal tõusid juuksed püsti. Selliste avalduste peale. Me arvasime, et keeldumiseks on mingid muud põhjused. Ei, see on nii banaalne. Nad koostasid vastuse meile 1,5 kuuga, siis ootasid viimase hetkeni, et see saata. Ja vastus tuli sõna otseses mõttes 2 leheküljel. See tähendab, et nad loetlesid peamised põhiseaduslikud normid selle kohta, kuidas meie valitsus moodustatakse, kuidas seadusi välja antakse, millised on kohtute funktsioonid, millised on tuumafunktsioonid ja nii edasi. Ja nad ütlevad, et te sunnite meid kui kohut rikkuma põhiseadust ja sekkuma meie valitsuse seadusloomeprotsessi. Hiljem arutame teiega, kuidas avalikkus saab reageerida olukordadele, mis meil on. Ja me saame sellest väärikate võitjatena välja tulla. Ma tahtsin veel lugeda Vene õigeusu kiriku vastust. Nagu mäletate, Paša, aitasid ka sina meil seda pöördumist levitada. Meie liidu postkasti tuli väga palju vastukaja inimestelt, kes saatsid seda mitte ainult Moskva ja kogu Venemaa patriarhile Kirillile, vaid ka näiteks Siberisse ja Uuralitesse. Ja tundub, et inimesed haarasid kinni sellest Vene õigeusu kiriku poole pöördumise lainest ja ootasid tõesti kaitset. Ja sellele me panime väga suuri lootusi, miks? Sest Venemaa patriarh Kirill on väga sageli avalikult teatanud kiriku kategoorilisest vastuseisust inimeste totaalsele kontrollile digitaaltehnoloogiate abil. Ma tahtsin otse ette lugeda tema tsitaate, mida ta kajastas nii Venemaa ühel kanalil, meedias kui ka Föderatsiooni nõukogus. Näiteks totaalne kontroll inimisiksuse ja tervete rahvaste üle on nende lõppeesmärk, kes meile erinevaid uusi digitaalseid vahendeid peale suruvad. Me ei saa lubada, et meie laste teadvus, meie kultuur ja identiteet ise kujuneksid hingetute digitaalsete süsteemide kaudu või huvide teenistuses, mis on meile, preestritele, traditsioonidele võõrad. Edasi rääkis ta veel patriarhidest. Peamine eesmärk on säilitada inimeses jumalik kuju, vältides isiksuse muutumist uue tehnokraatliku süsteemi juhitavaks elemendiks. Biomeetriline identifitseerimine võib saada isiksuse totaalse kontrolli vahendiks ja seda saab kasutada ideoloogilistel ja isegi poliitilistel eesmärkidel. Edasi. See teema on väga oluline ja me peame sellele ohule tõkke panema, vastasel juhul võime sattuda väga hirmsasse lõksu. Ideoloogiline mõju, mis on suunatud meie riigi huvide ja isiksuse huvide vastu, kasutades kõike seda, millest ma praegu rääkisin. Samuti astus patriarh Kirill vastu alkoholi, tubaka ja energiajookide müügile turuplatside kaudu biomeetrilise identifitseerimise abil. See on kõik, mida me näeme peamise sõnumina, nagu keskmeedia meile sellest räägib. Kuid tegelikult olime väga pettunud preester Dmitri Roščini vastuses. Ta on Vene õigeusu kiriku Moskva patriarhaadi püha sinodi avalike organisatsioonidega töötamise osakonna töötaja. Ja siin on see, mida preester Dmitri Roščin meile kiriku nimel vastas. Aga tegelikult, mida meile vastati? Kristliku teoloogia seisukohast ei kujuta digitaaltehnoloogiad iseenesest vaimseid ohte. Ja edasi ma isegi ei loe. Seal räägitakse sellest kõigest, et inimesel on valikuvabadus. Ja palun, otsustage ise, kas kasutada neid tehnoloogiaid või mitte. Kui me tulime avaldusega, ütles Vene õigeusu kirik, et meie lapsi sunnitakse, meie lapsed ei ole kaitstud. Me saime sellise vastuse, et digitaaltehnoloogiad iseenesest ei kujuta endast vaimseid ohte. Mida ma pean teatud silmakirjalikkuseks, kui kirik meie patriarhi isikus ekraanidelt meile kuulutab, et jah, me kaitseme teid, tuleb lugeda jutlusi, tuleb kõik see eemaldada, me oleme vastu. Aga tegelikult saame
saame me selliseid vastuseid? что да, мы вас защитим, нужно читать проповеди, No see ei ole ju нужно, avalikud avaldused, всё see on вот это lihtsalt vastus убирать, мы konkreetsetele против. inimestele, А по kes факту selle мы получаем pöördumise такие saatsid. ответы. Ну, то есть это же не публичные Ja заявления, siin see kõik это paljastub, ответ, hakkab ну, paljastuma. просто конкретным людям, которые направили вот Ja это mida вот meil jääb teha? обращение. И, ну, вот она как бы вся Meil jääb üle подноготная vaid loota oma скрывается, teadvusele начинает ja igaühe скрываться. И igapäevasele что нам valikule. остается делать? Нам остается только надеяться на наше Me loome oma elu, самосознание me и otsustame, ежедневный mis jääb выбор meie каждого. omaks. Мы с вами творим нашу жизнь. Мы с Iga вами päev решаем, teeme что me станет otsuse, нашим kuidas детям. maksta Каждый biomeetriaga день мы naeratuse, принимаем hammaste, решение о mütside, том, как silmade, платить. pilgutuste, kulmude Biomeetria abil. по улыбке, я не знаю, там, зубами, шляпами, Või maksame глазами, kaardiga või maksame фамилиями, sularahas. бровями. Ka säilitame Либо sularaha мы plатим, käibe. например, картой. See Либо on мы plатим elementaarne наличкой. näide, И see тем on самым мы elementaarne valik, сохраняем mis meile оборот praegu налички. antud on, mida rohkem me Это läheme sularaha элементарный poole, пример, seda это kiiremini элементарный hakatakse meile выбор, который digitaalseid нам rublasid sisse сейчас viima. пока дан. Чем Sest дальше sularaha мы on будем digitaalsete уходить в ту rublade самую vastand. наличку, тем быстрее нам будут вводить цифры рублей. Ja siin sõltub kõik Потому meist. что наличка – это антипод цифр рублей. И вот здесь все зависит от нас.